Tervist, käes on 17. märts, siin on Geeniuse digisaade ja räägime tehnoloogia uudistest, mis meile on jäänud keelele ja meelele viimasest nädalast. Alustame sellest, et räägime uuest Xiaomi telefonist ja kas see ongi uus telefonide norm. Räägime võib-olla püsirubriigis sõidujagamise äppidest ja millistest üllatustest seal sees võib peituda. Meil on ka püsikorrespondent, kes sel teemal sõna võtab. Ja see saade pikem ülevaade hoopis ühest kodusest abivahendist, mis aitab teil kõik hoida sirgena. Ja vaatame, kas tehnoloogia selles osas aitab või mitte. Selline saade ja võib-olla veel mõni uudise kild ka peale. Nii alustame siis Xiaomi'ga. Meelis, sa oled selle telefoniga ringi käinud pikalt. Eelmine nädal me rääkisime, et mainisime Xiaomi uusi telefone, mis on väljas ja sinul on juba see käes ja proovis Xiaomi 15 siis. Xiaomi 15 või Pro? Xiaomi 15. Xiaomiga on nüüd niimoodi, et selle 15 seerias on 3 mudelit, tavaline 15, mis on kõige väiksem, siis on Pro, mis on ainult Hiinas ja Euroopasse müügile ei tule ja siis on Ultra, mis on siis kõige parem ja kõige kangem, mis tuli ka Euroopasse müügile, mida me ka peagi testida saame, aga kõigepealt ma sain proovida seda kõige väiksemat ja tavalisemat Xiaomi 15 mudelit. See väike telefon siis on? Jah, ongi, et ma tegelikult siin Geeniuse kirjuta artiklis panin ka ühe alampealkirja, et see on nüüd jutumärkides väike telefon, sest et kui me teame, et kõik nagu sellised uuemad mudelid kipuvad olema siin vähemalt 6,7 tolli ja mõned siin iPhone 16 Pro Max ja Galaxy S25 Ultra, siis kangad mudelid on lausa 6,9 tolli, eks lähevad juba siin 7 tolli kanti. Siis see on nüüd 6,36, eks põhimõtteliselt 6,3 tolli ja ta on natukene suurem, kui on see kõige väiksem Samsung Galaxy S25 ja tegelikult ekraani suuruse poolest põhimõtteliselt identne Google'i Pixel 9 Pro'ga. Aga kui ta nüüd kätte võtta, siis tunnetus on selline, et kuigi Samsungi telefon on kõrvale pannes mõõtudelt selgelt veidi väiksem, siis Xiaomi'l on tagumine külg on veidi kumer ja sellepärast on teda tegelikult võiks isegi öelda mugavam käes hoida kui Samsungit ja ka mugavam käes hoida kui põhimõtteliselt identse suurusega Google'i telefoni, sest et Google'i telefon samamoodi on külje natuke kandilisemad. Et käes istub ta üllatavalt mugavalt ja 6,3 tolline on ilmselt selline kõige optimaalsem suurus praegu sellise väikse ja suure ekraani vahel, sest ega nagu ei ole ju tegelikult teisi variante, sest alla 6-tollise ekraaniga telefone enam keegi ei tee, eks ole, see Apple ei tee enam nii väiksed telefone. Ja teised samuti mitte Asus lõpetas oma väikest telefoni tootmise ära, nii et tegelikult kui me siin võrdleme, siis meil ütleme selles hinnaklassis, kui me räägime siin 1000 eurosest hinnaklassist või veidi üle, siis meil ongi ju tegelikult põhimõtteliselt see Xiaomi 15, Pixel 9 Pro, kui me võrdleme nagu tippmudeleid ja iPhone 16 Pro või tegelikult võib-olla 15 Pro, mis on endiselt päris hea, eks ole. Tavaline iPhone 16 võib-olla jääb nagu omaduste poolt natuke alla, aga 16 Pro on nagu Apple'i maailmas nagu selles mõttes otsene konkurent nii hinna kui ka siis omaduste poolest, eks ole, et just nagu võimekuse poolest ja ka suuruse poolest siis. Et hästi mugav on käes ja võib-olla ongi nagu hea kompromiss, et ta ekraan on veel piisavalt suur, et seal on nagu kõik on normaalne näha, aga samas piisavalt väike, et ta mahub hästi väiksemasse kätte, mahub hästi taskusse. Et selles mõttes suuruse poolest see mulle väga meeldis, et istus käes paremini, kui ma oskasin arvata. Et see oli nagu tegelikult positiivne üllatus. Aga kui siis sisse vaadata sinna, siis nagu ikka peaks vist Xiaomi asjad olema siis selle raha eest paremad, on see telefon siis kuidagi väga hea võrreldes sellega, mis ta maksab? Parem on suhteline mõiste, et sõltub kuidas ja millega võrrelda. Kui me räägime võimekusest, jõudlusest, siis loomulikult on ta absoluutselt tipptasemel, sest et tal on see sama kõige kangem Snapdragon 8 Elite protsessor, mida me oleme siin korduvalt juba rääkinud. Sama protsessor on siis uutel Samsungitel, on OnePlus 13, on Honori kangel telefonil, millest me oleme rääkinud. Et see on nagu selle aasta Androidi telefonid absoluutne tipp ja sama protsessor on ka siin sees ja kuigi see konkreetne telefon on väiksem, siis protsessor on seal sees nagu ta jõudluse poolest alla ei jää, et tal ei ole nagu seda, et jahutust oleks kuidagi maha tõmmatud suuruse poolest, et tegelikult töötab nagu väga, väga korralikult.
loomulikult nii mängudes kui ka siis sünteetilises testides. Loomulikult tavakasutuses enamus inimesed sellist võimsust kunagi ei vaja, eks ole. Aga tipptasemel võimsusega. Mälu poolest on ka selline huvitav asi, et Eestis on Xiaomi otsustanud, et nad ei paku kõige väiksemat versiooni, 256 gigabaidise mäluga versiooni Eestis ei müüda, mis tähendab seda, et meil ei ole ka siis seda 999 alla 1000 euro maksmise hinnaga mudelit ametlikult müügil. Meil on siis see 510 gigabaidise mäluga variant, mis on soovituslik hinnaga 1099, kuigi praegu juba leidub poode, kes müüvad siis seda alla 1000 euro ja ilmselt kui siis see alguspakkumine läbi saab, kus antakse kaasa, nüüd peast mäleta, mingi kingitus on Xiaomi kaasa, kui see pakkumine läbi saab, siis mina ei julgen ennustada, et see kukub ka selle suurema mäluga mudeli alla 1000 euro. Aga ehk siis de facto ta maksab 1100 Eestis, kui sa ütled, et nad ei toonudki väikest mudelit Eestis. Selline soovituslik müügihind on 1100, nagu Xiaomi enda poolt välja kuulutatud. Väga hea, et sa lähed seda ostma ja saad kohe ikkagi selle 0,5 terabaidise mudeli, aga paneb kallimasse hinnakategooriasse. Just. See on nagu üldse, aga ju OnePlusi puhul oli see, et kui eelmine aasta maksis telefon alla 1000 euro piiri, selle aasta maksab üle 1000 euro piiri ja see võib-olla mõnikord paneb psühholoogiliselt sellise otsustamise teeb nagu keerulisemaks, eks ole. Teine asi, mis nüüd näitab selle telefoni juba sellist tippklassi kuuluvust ja ühtlasi ka võib-olla Xiaomi sellist püüed siin Eesti turul ikkagi tugevalt kanda kinnitada ja operaatoritega koostööd teha on see, et tal on olemas siis SA 5G tugi, ehk siis standalone 5G tugi, mille Elisa hiljuti müügile tõi, eks ole, või oma paketidesse lisas või millega paketid välja tõi. Ja siis see on üks esimesi telefone, mis Elisa võrgus seda teenust toetab. Et see on ka nagu tegelikult positiivne. Loomulikult eSIM, 2 SIM-kaardi pesa ja loomulikult mida ei ole, on mälukaardi pesa nagu kallimate telefonidel ikka, eks ole. Ja kui me rääksime siin sisemälust, siis RAM on 12 giga, et see on nagu selline tavapärane selle sinna klassis, aga mitte nii suur, kui siin mõnel on 16, eks ole. Vaatan seda kaamerate komplektsust, mis on paberi peal täitsa tõhus, 3 kaamerat ja 50 megapikslit küll, aga jääb mulle nagu silma, et optiline zoom on suhteliselt tagasihoidlik. Kui ma vaatan Pixel 9 Prod, kus on vist 6-kordne, kui ma ei eksi, siin on veel 5-kordne, siin on 2,6-kordne. See on huvitav, sest et Hiina telefonidel millega pärast selle aastal on läinud natuke aeglasemaks laadimine, kui oli vanasti keegi pakku enam 120 wattist laadimist, ka selle Xiaomil on 90 vatti. Ja teine asi ongi kaamerad, mille optiline zoom on enamusel mudelitel läinud väiksemaks, aga sensorid on läinud suuremaks. Ka sel mudelil on eelmine aasta oli Xiaomi 14 oli 3,2-kordne ja nagu sa ütlesid konkurentidel, ehk siis Samsungil on 3-kordne ja Pixelil on 5-kordne ja minu teada ka iPhone 16 Pro'l on 5-kordne, nii et selles mõttes on väiksem. Neil on see nii-öelda periskoop tüüpi zoom siis ikkagi, eks. Kaamera teeb head pilti ja kui me nüüd räägime sellest zoom kaamerast, et ta on väiksem, siis seal tuleb ka see selgelt välja, sest et kui nii iPhone kui Pixel teevad vaikimisi 5-kordset pilti ja selle Xiaomil on siis optiline zoom on 2,6 korda ja siis tänapäeval ju pakuvad kõik nii-öelda seda digital crop'i ehk siis hübriidsoomi. See on tal siis näiteks Pixelil ja iPhone'il on see 10-kordne, kui meil on mitte beta, siis sellel on 5-kordne, mis tähendab seda, et see tegelikult ei ole üks-ühele Pixelite crop, mis oleks 2,6 kordse zoomi puhul 5,2 korda, eks vaid on täpselt 5 ja seal tuleb ka selle kaamera esimene puudus, et need hübriidsoomiga 5-kordse zoomiga tehtud pildid on selgelt kehvema fookusega, kui on nüüd selle sensori nii-öelda siis see 2,6-kordne nagu nii-öelda füüsiline objekti suurus. Sellega teeb ta väga häid pilte, aga selle digitaalse zoomiga on kohati nagu fookusega probleeme. Aga üldiselt kaameral ei ole viga, aga tuleb öelda, et Pixeli kaamera teeb paremat pilti, eriti zoom-kaamera. Küll aga on ta täiesti võrreldav selle Samsungi telefoniga, võib-olla isegi natuke parem kaamera kvaliteedi poolest. Aga muidugi Pixeli puhul on jällegi see, et mis nüüd oluline on, kui sa tahad head kaamerat, siis on Pixel kindlasti parem. Kui sa tahad suurt võimsust, siis Tensor protsessorist, mis on Pixelites, on see Snapdragon ikkagi nagu kordades üle, eks ole. Nii et see on maitse küsimus, kumba sa tahad ja loomulikult üks maitse küsimus, mille nagu kohe jõuame, on see tarkvara osa, eks ole, et see on ka nagu kumba eelistada.
et aga selles mõttes tal ikkagi see kaamera komplekt on tippklassi vääriline, lihtsalt just see Zoomi valik on omapärane ja ebatavaline ja natuke kummaline. Aku vaatan ka ikkagi üle 5000 mAh. Ja akust ma ei rääkinud, aku on konkurentsitult parim, mis sellises hinnaklassis olemas on, et siin jällegi väike vahe, et mis on teine või kolmas Hiina telefonide eriomadus sel aastal, et Hiinas on kõik mudelid praktiliselt peale OnePlusi on suuremate akudega kui Euroopas, et Euroopa versioonid tehakse mingi väiksemate akudega ja siin on see vahe küll väike, et Hiinas on 5400 milliamprit ja Euroopas on 5210 milliamprit, aga see on ikkagi tohutult palju suurem kui konkurentidel, Pixelil on 4700 ja Samsungi väiksel on lausa 4000, eks ole. Ja ka praktikas on see, et selle Xiaomi aku peab reaalses elus päeva võrra rohkem vastu kui Samsungi oma. Et kui Samsungi aku peab päeva, siis see kestab 2 ja kellel kestab Samsungi oma 2 päeva, siis selle peab Xiaomi oma ilmselt 3 päeva. Nii et selles mõttes see aku kestvuse vahe on ikkagi nagu päris reaalne. Ja samuti on siis 90 vattine juhtmega ja 50 vattine juhtmevaba laadimine, aga muidugi selle 50 vattise laadimise jaoks on vaja siis Xiaomi enda laadijat, mitte siis tavalist laadijaga on see juhtmevaba laadimise kiirus 15 vatti, nagu on paljudel teistel. Et aga selles mõttes laeb nagu suhteliselt normaalse kiirusega ja ka juhtmevabad saab laadida. G2 tuge ehk juhtmevaba magnetite tuge loomulikult ei ole, aga on olemas kolmand tootjate ümbrised, mida saab ümber panna ja siis magnetiga laadijaid sinna kinnitada, nii et see võimalus on olemas. No igati võimas telefon, küsimus, et mida veel siis sellest ultrast oodata, mis turutati veebruaris välja? Ultra põhierinevus on kaamera, et küll ma varsti hakkan ka seda testima, see on mingi hetkel varsti lähima paari saate jooksul siin rääkida, aga ultrast. Sest ultra ju hind on ikkagi sinna 1500 kanti, see on nagu veidi teise klassi telefon. No küsimus ongi, et kas sa maksad poole võrra rohkem, kas ta on siis teine klass, et 2 korda või 50% parem või on see kaamera? Siin on ikkagi see selline law diminishing returns või siis vähenevate kasude seadus kehtib, eks ole, et sa maksad 2 korda rohkem, saad 10% parem asja, nagu see päris tihti on, eks ole, aga see on nagu maitse asi, aga jah, see tegelikult mängivad natuke erinevas klassis, et see 15 on ikkagi just selline odava hinnaklassi, mitte odava hinnaklassi, vaid kalli hinnaklassi, aga väikse ekraaniga telefonid, mida on vähe, eks ole, suure ekraaniga, hea kaameraga telefoni on palju, aga just selles hinnaklassis ongi põhimõtteliselt 4 mudeli, mida saad valida, mida on reaalne valida, eks ole. Korda, kuidas sa klassifitseerisid? Odava hinnaga, aga... Kallima hinnaga, või ütleme tipptasemel ja kallima hinnaga, aga väikse ekraaniga mudelid. Kas see nüüd siis väike, kas selle kohta tõesti ütleme nüüd väikse ekraaniga? Nüüd me ütleme selle kohta väike. Kusjuures tundub, et see on sel aastal trend, sest et enamus Hiina tootjad, ka OnePlus väidetavalt tuleb välja sama suure ekraaniga telefoniga ja siin väidetavalt tuleb teisi veel, nii et tundub, et selline keskmine ekraan on nagu sel aastal uus trend. Kuulajatele, kes ei pannud tähele, sellel telefonil on 6,3 tolline ekraan, mis on nüüd väikse ekraaniga telefon. Jah, selle väikse jutumärgid ümber tõmmata, aga jah, sest alla 6 tollise ekraaniga telefon enam ei eksisteeri põhimõtteliselt, eks ole, vähemalt kvaliteetsetel mudelitel ja 6,3 või 6,2 ongi nüüd uus väike, eks ole. Aga viimane küsimus, mis mul selle kohta tekib, et see on väga muljetavaldav, aga kui me vaatame Xiaomi, mis oli 14 eelmine aasta ja kogu see põlvkonna vahed on ikkagi sellised, et ükskõik mis brändi telefonid võtta. Algusel see Samsungi iPhone'i eripärad, aga nüüd on ka, ütleme, Xiaomi'l, et need vahed, põlvkonna vahed on ikkagi, ma nagu ei märkagi neid enam. Need on jah läinud nii väikseks, et ega sellist põhjust leida põhjust, miks uuendada või siis valida ühte või teist on keeruline ja sellepärast me tegelikult ju ka eelmine mõni saal tagasi, kui ma rääkisin Samsungi Galaxy S25 Ultras, ma ütlesin ka, et võib-olla tasub osta eelmise aasta mudel, sest et võib-olla seda vahet ei märka, eks ole. Võib-olla tasub ka selle puhul olla isegi see, et zoom kaamera võib olla eelmise aasta mudelil parem. Ma tabasin praegu ära selle, et miks on mõtet vaadata seda uue mudeli nagu väga tähelelik analüüsida, sest kui sa vaatad, milline mudel välja tuli, see annab sulle garantii, et eelmise aasta mudelit on okei osta. Väga tihti. Samas teine või kolmas või üldse võib-olla selline tarbijanõuanne võiks ju siin lõpuks ollagi see, et kui sa vaatad täna neid uusi telefoni ja loed nad nüüd korraks üles, mis on saada, üks on nüüd seesama
Xiaomi, millest me räägime, siis on, eks ole, Pixel 9 Pro ja kui nüüd panna need kõik nii-öelda laua peale kõrvuti ja hinnasildid juurde, millise sa nendest võtaks? Ma jätaks kohe välja iPhone'i, sest et ma ise ei ole iPhone'i inimene, aga need inimesed, kes nagu iOS-i eelistavad, need ilmselt valiksid ainult iPhone'i, et selles mõttes on võib-olla keeruline, aga jah, siin ongi see, et kui ma tahaks nagu optimaalselt, kõige universaalselt, kõige paremini käes istuvad telefonis, ma võib-olla võtakski selle, sest et ta istub käes hästi, tal on kõvasti parem aku kui Samsungil, aga kui ma tahaks puhtalt nagu kaamera kvaliteedi mõttes ja minul see tippkiirus ei oleks nii oluline, võib-olla ma tahaks ka kiireid ja pikkasid tarkvaruuendusi, siis Pixel võib-olla saaks väikse eelise. Ja Samsungi puhul me räägime siis 25 tavalisest. Ja, tavalis 25. Ja kui sa neid vaatad, neid hindu ka, siis tegelikult... Samsung kõige odavam. Ja siis on vist järgmine Pixel, mis on kuskil 900. Jah, Pixel oli tegelikult ka tuli müügile üle 1000, aga praeguseks on see hind ikkagi oma ja kukkunud, sest on pool aastat müügil olnud. Just, et Pixelist on ilmselt oodata nüüd varsti uuendust mingisugusel hetkel selle aastal. Sügisel, jah. Just, aga selles mõttes, et Xiaomi on nendest kõige kallim praegu, jah, see on selge. Et ma võib-olla natuke räägin ka paar sõna enne lõppu tarkvarast, et see on ka huvitav, sest et esimene asi on see, et kui me räägime siin tarkvara toe pikkusest, siis tegelikult see on ju Xiaomi kõige lühem. Nii Samsung kui Google pakuvad 7 aastast tarkvara pikkust, iPhone, Apple pakub teatavasti kogu aeg, ta ei luba küll konkreetse aastaid, aga alati on see väga pikk olnud. Isegi Honor hakkas nüüd pakkuma tippmudelitel 7 aastast, siis Xiaomi lubab 4 aastat Androidi versiooni uuendusi ja 6 aastat turvaparandusi. See on sama, mis on OnePlusil, aga tarkvara on tal siis peal HyperOS 2.0, mis on siis kõige uuem Android 15 põhine Xiaomi tarkvara ja siin on tehtud nagu oma jagu muudatusi, loomulikult tehtud täpselt kõike seda sama, mida teevad kõik teised tootjad selle aasta, ehk siis animatsioon on tehtud palju sujuvamaks, kõik see on nagu üsna iPhone'ilik või siuke kohati natuke aeglane on see animatsioon, see on väga palju, neid saab muidugi kiiremaks teha seadetest, aga minu enda üllatuseks oli üle pika aja oli see, et kui ma olen siin varem alati rääkinud, kuidas mulle üldse Xiaomi tarkvara ei meeldi ja see on nagu põhiline asi, mis mind häirib nende telefonide juures, siis see HyperOS 2.0 oli esimest korda, kui ma tundsin, et see tarkvara nagu praktiliselt üldse ei häiri mind, et ma eelistaks endiselt Pixelit või Samsungit Androidi maailmast, aga täiesti normaalne on sellega elada ja absoluutselt nagu ei ole enam suuri probleeme. Kõik on tehtud nagu paremaks, mugavamaks, sarnaselt Samsungi uutele mudelitele, näiteks äppi selles sahtlis on viidud, siis see otsingukast on viidud alla äärde, ehk siis seda on palju mugavam sinna vajutada pöidlaga või mis igas näpuga sa kasutad parajasti, et ei ole enam üleval. Samuti on näha, et nad üritavad teha asju mugavamaks inimestele, kes tulevad teiste telefonide pealt ja paar pisiasja, mis mind alati on häirinud. Üks on näiteks see, et kõigil teistel Androidiga telefonidel saab kaamerat käivitada topeltklõpsuga toitenupul, siis Xiaomi'l on alati olnud pidanud tegema topeltklõpsu helitugevuse vähendamise nupul, mis on harjumatu, millega ei harju ilmselt enamus inimesi kunagi ära. See vaikimisi on see endiselt samamoodi, aga nüüd on tekkinud lisavalikutesse menüüs võimalus aktiveerida kaameraga siis toitenuppu topeltklõpsuga. Ja lisavalikut on nagu sa ei taha kaamerat niimoodi avada, siis sa saad näiteks topeltklõpsuga toitenuppu laval taskulampi või kinni panna, et see on tegelikult väga mugav, kui sul on vaja palju taskulampi kasutada. Teine asi, mis on muutunud, on siis see, et Xiaomi on alati olnud see äppide haldamine või siis nii-öelda see, kui sa viipad ekraani näpuga üle, siis tekib see viimati kasutatud äppide nimekiri. See on neil olnud alati nagu teise välimusega, teist pidi ja nende näeb teistsugune välja, seda teistmoodi kasutada kui teistel Androidiga telefonidel, siis selle saab ka nüüd muuta samasuguseks, nagu see teistel on. Et sellised pisiasjad, mis teevad nagu kasutamise mugavamaks, kui ta varem oli ja see on tegelikult väga-väga teretulnud. Üks asi muidugi, mis on ka sel aastal kõigil Androidiga telefonidel ja mis on nagu koostöö Google'iga on see, et kui sa hoiad pikalt peal toitenuppu, siis käivitub Gemini, eks ole, et see on nagu kõigil telefonidel, et see on nüüd sellel ka. Kui sa rääkisid otsingukastist, ma lihtsalt korraks siis vaatan ajaloo arhiividesse, muide, ma ei eksi, oli see esimene telefon, kes nihutas otsingukasti alla, oli mis? Kas teate vastust Viktoriini küsimusele? Google äkki? Ei, see oli Windows Phone. Okei. No Windows Phone on üldse omapärane väga hea. Windows Phone nihutas selle otsingukasti alla, aga Google'i puhul jah, endiselt mina kasutan nagu seda võimalust, mille üle me siin ükskord juba vaidlesime, et ma ei peagi klõpsama sinna otsingukastile, sest mulle avaneb klaviatuur. Ma muideks vaatasin seda, kui ma siin sellest räägime juba, ma vaatasin selle üle ja tõepoolest sul oli selle koha pealt õigus, mina eksisin tookord mingit äpi otsingute puhul, aga
endiselt on Google ainuke telefon, kes käitub niimoodi, nagu sulle meeldib. Teistel kõigil on see, et nii-öelda äppide otsing või äpisahtel on eraldi asi ja universaalne otsing on eraldi asi. Ja Xiaomi'l on see samamoodi, et seda saab siis aktiveerida ja see töötab muidugi väga hästi, saab aktiveerida tühjal ekraanil näpuga alla viibates, vist samamoodi on iPhone'i käis siis samamoodi see, eks ole. Ma just mäletan sedagi, kui oligi see aeg, eks ole, kui nii-öelda Android võttis ilmselt selle siis iOS-i pealt selle otsingukasti asukoha ja Windows oli siis tegelikult sellise uudse mõtlemisega, kes siis sai tõesti aru, et kuna inimesed sinna otsingukasti peale kogu aeg vajutavad, et klaviatuuri avada, siis see otsingukast pandi alla. Ja see oli iseenesest väga mõistlik. Huvitav fenomen lihtsalt nagu repliigi mõttes oli ka see, et kui Hansin algus ütles, et see telefon tuli just müügil ja mul on see juba testitud, siis nagu mõnikord juhtub, siis ka Xiaomi andis selle telefoni mulle testi veidi enne selle ametlikult müügile tulemist ja sellega seos oli kohe üks kurioosum, nimelt näitas see telefon mulle ohtralt reklaame ja ma juba kirjutasin artiklisse nagu sellise paar peatükki selle kohta, kuidas 1000-eurone telefon ei tohiks mulle reklaame näidata, see ei ole üldse normaalne. Me teame, et Xiaomi odavad telefonid näitavad reklaame Redmi seeria odavad otsatelefonid. Ja Googledasin ma siis ringi ja vaatasin Redditis ja YouTube'is ja sain enamusest nendest reklaamidest ka lahti ja ainuke asi, kus ma ei saanud reklaamist lahti, oligi sama universaalne otsing, kust ma näitas mulle mingisugust erinevaid reklaame ja ma olin nagu selle üle ikka päris kuri. Ja küsisin ka Xiaomi maaletooja käest, kas ta oskab selle kohta midagi öelda ja kas on selle kohta tulnud mingi tarkvara uuendus ja muidugi sealt ma vastust ei saanud, sest nad tõepoolest, neil ei olnud seda infot Xiaomi poolt, eks ole, aga nii kui see telefon välja kuulutati ametlikud Euroopa turule, tuli sellele ka day one või esimese päeva tarkvara uuendus ja see eemaldas kõik need reklaamid, nii et ilmselt oli tegemist mingi beta tarkvara versiooni, kus on natuke Hiina versiooni, eks ole, mis ei vastanud nii sellele Euroopa poliitikale, aga nüüdseks on see kõik kadunud ja reklaame siin telefonis enam ei ole. Sa said kirjutada uue artikli. Just, sain selle kõik ära kustutada. Selge. No väga tore, oli parem telefon, kui ma arvasin, ütleme niimoodi. Ja iga uuendusega üha paremaks läheb. Tundub küll, jah. No selge, Xiaomi 15, hoidke siis silmad lahti. Võib-olla... Muidugi, üks asi, mida ma võib-olla ei maininud, ma veel korra mainin siia juurde, et loomulikult on hästi palju igasugused AI asju, eks ole, et kõik need automaatsed subtiitride tõlkimised ja kõne transkribeerimised ja märkmete formindamine, kõik samad asjad, mis nagu Samsungil näiteks on ka siin olemas ja täpselt samamoodi nagu Samsungil ei toeta ükski neist asjadest eesti keelt. Aga mis on väga hea, on galeriis olevad AI tööriistad, nii maagiline kustutaja kui näiteks pildi suuremaks tegemine, ehk siis selles mõttes, et kui sul, ma ei tea, tahad mingit tausta lisada või teha selle pildi nagu suuremaks, kui ta on, see teeb seda väga hästi ja lisaks ka siis pildi kvaliteedi parandamine või upscale imine on just nagu vanemate kehvemate piltide puhul on üllatavalt hästi töötav, et see osa on neil tehtud nagu väga hästi. No nii, hea teada. Xiaomi 15 on siis selline kevadine pääsuka, kes meil siin on kajastatud. Lähme siis edasi, enne kui me võtame pikema teema, et kodus, siis Glenn, sul on jäänud silma oluline tarbija teadaanne, kes sõidavad inimestele, kes sõidavad ringi. Muidugi jääb see mulle silma, sest et üleüldse hakkavad mul mõlemad silmad alati pilkuma, kui ma loen sõna Bolt ja lihtsalt ületas meie uudisekünnise selline, kas just kollane, aga ütleme selline mõnes mõttes toredalt sõnastatud artikkel, kus siis oli üks koolis käiv poiss, ma saan aru, kes ikkagi tohtis legaalselt nüüd autoga sõita. Võttis siis Bolti auto ja tegi sellega sellise pisema kõksu ja siis pärast seda üllatusena saabus telefoni arve ja arve oli umbes mingisugune 730 pluss eurot ja siis sai poisi isa väga kurjaks ja võttis igal pool meedias sõna ja kirus kõike maa põhja, et kuidas üldse on võimalik, et selline väike kõks läheb nii palju maksma. Miks see teema selline õpetlik, moraalne ja päevakohane ongi siis see, et kes tegi midagi valesti või miks siis üldse niimoodi juhtus. Esiteks Bolti kaitseks võib muidugi öelda, et kõik see oli kenasti nende kasutustingimustes kirjas. Et me saime tänu sellele sündmusele nüüd ilmselt kõik teada, kes te siis tahate rentida Bolti autot, et see nii-öelda alam oma vastutuse piir ongi 750 eurot. Ehk et kui siis võib-olla tavalised inimesed, kellel on siin liisinguautot ja võib-olla mõni muidugi, kellel ei ole üldse kaskokindlustust, on harjunud ikkagi sellega, et kasko puhul seal oma vastutused on mingi 200-300 ja võib-olla me ei mõtlegi väga palju selle peale, kui me rendiauto võtame.
on see siis Bolt või midagi muud, mis siis juhtub, kui me ise teeme midagi valesti, eks seal siis oligi olukord, kus see sõitja siis, see õnnetus juhtus tema süül, et see ei ole siis nii-öelda liikluskindlustuse juhtum, vaid see oli just nimelt see nii-öelda traditsiooniline kasko juhtum. Ehk et see tuli siis üllatusena nii poisile kui tema isale, et see vastutuse piir oli selline ja sealt edasi kaevates siis sain ma vist põhimõtteliselt aru isegi niimoodi, et Bolti esindajad võtsid siin ka sõna ja üritasid seda kuidagi kommenteerida ja pehmendada, et tegelikult see arve, mille töökoda esitas, tõepoolest oligi seal umbes 730 eurot pluss käibemaks, siis küsiti selle kliendi käest seesama arve ilma käibemaksuta ja seal ei ole nagu väga midagi vaielda, et tõesti, kui seal on ikkagi paar kriimu ja tuli ja natuke loppis, siis summa summaks, et seal ma ei näe küll midagi nagu valesti oleks, et see lähebki palju maksma. Aga tõepoolest tasub lugeda väikses kirjas seda summat ja kui siis tavalisel autol on tõesti kasko, mida makstakse, siis tõenäoliselt tundub mulle, ma küll ei saa öelda, et see on 100% nii, aga ilmselt Bolti ärimudel ongi selline, et nad ei kindlustagi neid autosid kaskoga, vaid võtavad selle omale nagu riskiks, küsivad kliendi, kes sellise kopsaka oma vastutuse, sest enamik neid kriimukulusid, nagu ka see, jäidki sobivasti alla selle määra, klient maksis selle hopsti kinni ja kui tuleb tõesti mingi suurem pauk ja auto plahvatab, siis nad kirjutavadki selle oma kuludesse ja hoiavad siis niimoodi kokku igakuist kaskot. Aga selle jutu peale siis vaatasin ka ringi. Ma mõtlesin selle peale vahel. See vist ei saa nii olla, sest mõtle, kui klient sõidab sellega Türisalu pangalt alla, ise hüppab välja, aga... Kui sa oled ise süüdi, siis sa maksad ikka täiega. Ei, selles mõttes, et kui sa oled ise süüdi, siis see 750 üle ei lähe. 750. Just, et kui sa oled ise süüdi, siis sa maksad täielikult auto kinni, kui sa ületad kiirust ja teed avarii. Ei, seal on eraldi tingimused on need, kui sa teed midagi joobes peaga. Halb näide, mitte Türisalu pank, aga ütleme auto avarii legaalselt sõites, aga see on arve suurem kui 750. Siis sa ei maksa seda kinni. Selles mõttes, et see on nagu tavaline kasko. Selles mõttes, et ma vaidlen vastu, sest et on olnud mitmeid Bolti juhtumeid, kus näiteks Bolti rendikasutaja on teinud avarii, olnud seal ise süüdi, ületanud näiteks kiirust 20 km tunnis ja siis on see auto pidanud täie rauaga makstud, sest et see ei lähe selle... Siin on oluline fakt, ta ületas kiirust. Just, räägid, kui sa oled ise süüdi. Ja, või samas, kui sa rikud eeskirju või seadusi, ütleme siis niimoodi. Ei, seda küll, aga sa võid olla teha ka avarii niimoodi, et sa ei riku eeskirju, sa võid libeda teega sõita 50-ga lihtsalt vastu posti ja auto läheb põlema. Ja, või okei, ütleme nii, et kui sa pead liiga väikest pikivahet ja oled selleski ise süüdi, siis see ei ole nagu see süü, millega suus auto kinni maksu pannakse. Just ehk, et see on oluline on rõhutada seda, et kui sa oled pahatahtlik kasutaja ja rikud siis eeskirju ja seal võivad tekkida mingid klauslid, aga iseenesest oma vastutus nagu ikkagi kasko puhul on see sama, et lihtsalt Bolti puhul on see summa piir on siis 750, et sellise juhtumi puhul, kui nüüd olekski mitte siis olnud ainult tulel kriim peal, vaid midagi rohkemat, siis poleks ikkagi isa pidanud rohkem maksma kui 750, et see oli nagu ikka see... isa, poiss ise võid maksta. Poiss kogub raha ja maksab ise muidugi, aga ühesõnaga selle peale siis vaatasin ringi, kuidas käituvad konkurendid ja pean oma rõõmuks tunnistama, et Citybee, kelle autot ma olen ka ise tarvitanud erinevalt Boltist, ongi teinud sellise toreda tasu, mille nime nad on siis nimetanud Be-Chill tasu. Ja nimelt, kui sa Bolti või seda Citybee autot võtad, siis kohe seal äpis ongi näha, et Be-Chill tasu on 1,49 eurot. Nii palju, kui ma just praegu siis katse mõttes sirvisin, tundus, et kõikidel autodel oli see nii, ma ei tea, võib-olla on see siis mõnel autodel kallim. Aga see 1,49 tähendabki seda, et lisatakse sinu sõidule alati ja sinu oma vastutus on 0. Ehk, et kui sa teed siis sellise, loomulikult sinna lähevad juurde need samad klauslid, et kui sa ennast jood suhteliselt purju ja hakkad kihutama, siis see oma vastutus loomulikult ei ole 0, et kasutustingimused tasub alati läbi lugeda, aga sellisel tavalisel juhul siis, mille puhul praegu maksti siis 732 eurot, oli siin moraal, et teinekord keskkooli poiss peaks võtma Citybee auto, sest siis tal oleks maksnud see 0 eurot, kui ta oleks maksnud 1,49. Et siin on nagu mitu, et see Citybee uus lähenemine on tegelikult suhteliselt uus, mõni kuu tagasi tuli, et vanasti oli neil niimoodi, et ka see oma vastutus vaikimis oli 600 eurot ja siis kui sa maksid mingisugust väikest lisatasu juurde, mis 2-3 eurot sõltub selle sõidu pikkusest, siis vähenes see 200 või 250 peale, et mina olen seda varem ise kasutanud Citybee puhul, et tegin selle linnukese, et vähendame oma vastutust. Ja sama asja kasutavad tegelikult ka
päris mitmed välismaised sarnased sellised lühirendi teenuse firmad, kus on samamoodi, et maksad paar eurot juurde ja saad oma vastutuse, võib-olla päris nulli ei saa, aga vähemaks saad kohe kindlasti. Et huvitav on see, et Bolt ei ole sellist asja teinud. Rääksime sellest vist aasta tagasi, kui tuli Eestisse, mäletate, platvorm Go More ja siis oli meil ka väga põnevad lugejakirjad, kus inimesed tõid näite, et nad sõidavad erinevate renditeenustega ja alati, kui vähegi see pakkumine on selles äpis, et võtke see ja te väldite võimalikku väga suurt jama nagu 750 eurot ühele isale, kes peab õpetama pojale sõitmist. See on tegelikult nagu kahe otsaga asi, sest et selle atraktiivsus sõltub ju väga palju sellest, kui palju see tegelikult maksab ka nii-öelda välismaiste vanakooli päevapikkuste rendi või päevakaupa rendifirmadega. Seal on ju ka see, et nad väga üritavad nagu seda lisagarantiid müüa ja siis nad üritavad ka väga iga väikse kriimu eest seda raha pärast küsida, kus ei ole lisagarantiid võtnud, eks ole, ja tegelikult pankadel on ka Eesti pankadel. Aga see on teine kasutusjuhtum. On kohe spetsiaalne nii-öelda reisikindlustuse osa, kus on nii-öelda see oma vastutuse kindlustus sisse pandud, eks ole, see on ärimudel lausa. Kui sa sõidad väljaspool Eestit, siis on mõistlik võtta kas või 10 euro eest mingi reisikindlustus, mis katab oma vastutuse, aga need ja sa magad rahulikult, aga need ei kehti kunagi Eestis. Ehk siis Eestis sa ikkagi sõltud, mis on CityBee või Bolti tingimustus. Mina arvan, et Bolt tegelikult võiks teha ka mingi oma vastutuse vähendamise mingi lisatasu eest, see oleks mõistlik. Aga teistpidi nüüd, kui vaadata seda asja üldisemalt, siis ma olen mõelnud selle peale nagu, ja mind on ka, ma erinevalt kliendist arvan, et lühirendi teenused ei ole mitte nuhtluseks, vaid on tegelikult väga hea asi, aga... Ma vaidlen sulle korraks vastu, lühirendi teenus ongi hea asi, Bolt on halb asi. Et sa oled nagu hästi lihtsalt aru saanud. Okei, sellega ma olen nõus. Eriti see, et neil puudub klienditeenindus täielikult, eks ole. Aga ütleme siis niimoodi, et tegelikult mina, kas ma olen aega sellist lühirendi teenust kasutanud nii Bolti kui CityBeed, siis mina on alati nagu üks asi, mis mind takistab seda kasutamast, ongi see, et aga kui midagi juhtub ja kui ma pean tõesti maksma 750 eurot või rohkem, eks ole, siis noh, kas ma ikka tahan sõita, sest et see tundub nagu päris kallis. Ja teistpidi võttes on jällegi see, et ma saan aru kandest rendifirmadest, sest et kui seda vähendada või päris ära kaotada või teha mingi muu lahendus, siis tõuseb ilmselt hüppeliselt nende hulljulgete arv, kes nagu arvavad, et ma hakkan nüüd lolli mängima selle autoga, eks ole, et selline distsiplineeriv summa tegelikult on nagu mõnes mõttes vajalik, aga ühtepidi ja teistpidi on see, et see jällegi takistab võib-olla seaduskuulekatele mõistlike inimestele, kes teenust kasutada, tahaks seda teenust kasutada, kuna nad lihtsalt kardavad seda, et äkki midagi juhtub, eks ole. See on see kahe otsaga asi, millel sellist keskteed on väga keeruline leida. No ja siin nagu ikkagi oluline on rõhutada väljendit lolli mängima, sest et kui sa vaatad ka CityBee tingimusi, siis kõik tegevused, mis sinna liigituvad selle väljendi alla, seal ei maksa sa enam 0 eurot, vaid seal sa maksad oluliselt rohkem. Ehk et tegelikult selle asja mõte ongi pigem see, et kui sa oled ikkagi selline heausklik sõitja ja teedki omal süül mingisuguse vea, siis on hea teada, et sa ei pea maksma siis oma vastutus 750 eurot, kui sa võtad CityBee auto ja Bolti puhul sa täna pead seda tegema. Et siin on nagu mitu moraali, et esimene moraal on muidugi see, et sõitke niimoodi, et ei pea midagi maksma. Teine moraal on see, et lugege ennem läbi kõik need väikses kirjas asjad, sest et asjad mõnikord juhtuvad ilma planeerimata ja tegelikult ega praeguses olukorras ka, ärge saage valesti aru, et ega Bolt oli täiesti nagu käitus selles mõttes õigesti, et kõik oli nende reeglite kohaselt täiesti jokk ja ega siin isal ja poisil ei olnudki nagu muud teha, kui lihtsalt natukene vanduda või ropendada ja olla pahane, sest et nemad lihtsalt ei lugenud ennem läbi, millele nad alla kirjutasid või täpsemalt siis poiss ei lugenud läbi, millele ta alla kirjutas, kui ta selle õnnetuse tegi, sest kõik see oli enne teada, et nii juhtub. Ehk et tasubki lihtsalt ennem veenduda, mis siis saab, kui nii juhtub ja teada ka seda, et on siis erinevad firmad, kelle puhul need tasud on erinevad ja kui siis autot võtta või mida iganes võtta, tasub ennem vaadata, kuidas siis pärast need summad kujunevad, kui midagi juhtub. Nii on ja selle pealt väga sujuvalt lähme hoopis järgmisele teemale, mis on, võiks öelda eelmisest teemast väga kaugel, aga ta siiski on olemas see teema. See teema on nimelt, Glen, sa oled näinud kõvasti vaeva ja üritanud oma riided vist saada kortsudest vabaks. Ja mul meenub, et mõni aeg tagasi me rääkisime sellest, kuidas seda teha ilma triikrauata. Sa oled proovinud sellised kodumasinaid nagu aurutid. Ja tõsi, aeg-ajalt vahelduseks passirikastele kõrvaklappidele testin ma ka auruteid. Ja ma ei ole selline sari aurutaja tegelikult ja rääkimata sari triikijast, nii et
ma ei saa öelda, et ma võib-olla lähenen sellele tootekategooriale samasuguse innuka professionaalsusega, nagu ma siis teen nende kõrvaklappide puhul. Aga kui eelmisel aastal olid luubi all siis suured aurutajad, suured tähendab siis kõige suurem oli muide nagu väike riidekapp, kui ma õigesti mäletan, selline Tefal, kus sa said siis tõmmata sihukese butleri või ma ei tea, ühesõnaga riidekapi said omale tõmmata voldikust kinni ja riputada kõik oma pintsakud ja muud tekid sinna sisse ja siis hakkas see auru mühistama. Ja teised need seadmed olid ka ikkagi sellised, kus komplektis oli kuidas ma ütlen, nagu selline riidepuu alus ja kogu see paagindus oli seal all ja nad olid ikkagi sellised asjad, mida sa pigem mõtled, kas sa üldse viid seda ühest toast teise, rääkimata sellest, et sa siis võtaks selle võib-olla reisile või kusagile tõesti kaasa, kus sul oleks põhjust võtta mingi selline asi kaasa. Siis nüüd on teemaks need pisemad, et tegelikult eelmisel aastal, kui ma neid suuremaid juba proovisin, oli ka mõttes, et et kui juba, et vaataks kõike. Ja siis selguski, et neid on ka nii lugematus koguses, et lihtsalt ei mahtunud neid väiksemaid sinna võtta ja sellest said need võetud. Need väiksemad on, kuidas siis öelda, ma ei tea, reisiauruti või käsiauruti või igast nimesid on neile. Nad on sellised natuke suuremad kui föön või mõni natuke väiksem, mõni suurem. Ja põhimõtteliselt sa saad siis teha enam-vähem sama asja, aga selle mõttega, et seal ei ole siis seda eraldi voolikut ja eraldi mingisugust paagindust, et see kõik on sul ühes tükis, et sa võtad siis selle asja kätte ja siis hakkad sellega möllama. Ja neid on muidugi ka nagu ikka, kõik asju meie maailmas on selgelt liiga palju, neid mudeleid on lõputult ja sedapuhku tulid kõik need jälle Euronixist meile ja valikus oli tegelikult 3-4 brändi ja igalt ühelt sai võetud siis 2 mudelit, need olid Steam One, kes on natuke selline stiili, disaini mudel, kes just Steam One toodab ka ainult auruteid, nad mingid muud kraami vist üldse ei teegi. Siis oli seal Xiaomi, kes nagu näha siis lisaks telefonile teeb ka auruteid. Kõike. Et 2 Xiaomit, 2 Philipsit ja 2 Tefalit. Nad ei ole maailma kõige põnevam kategooria. Nendest ei kosta palju passe ja selles mõttes võib-olla nende puhul tasub kõige rohkem tähelepanu pöörata just nendele väikestele asjadele, mis iseenesest ei paistagi võib-olla välja, kui neid niimoodi netist kuskil vaadata. Ja need väiksed asjad on täpselt need, et kuidas ta sul on käes, kuhu satub nupp, milline on näiteks toitejuhe, kas see on võib-olla äravõetav, kas seal on komplektis mingisugused võib-olla alus, kuhu ta peale panna, kui ta on kuum, sa tahad ta näiteks panna kuskile kõrvale, et ta ei põleta sul auku diivani või põranda sisse. Siis kas seal on kaasas mingisuguseid tarvikuid, näiteks nagu kinnas või näiteks nagu alusmatt, mille peal saaks siis tegelikult isegi mõnevõrra triikida. Ja kõik need asjad kokku võib-olla moodustavadki selle, et mõni on siis, mõnel need on, mõnel on rohkem läbimõeldud, mõne disain on parem, mõne nupp on parema koha peal. Nii et lõpuks isegi alguses, ütleme nii, et alguses kui tundub, et need on maailma tõesti kõige igavamad asjad, siis tegelikult pärast kerget möllamist nendega selgus, et kõik on üllatavalt erinevad. See on ausalt öeldes üllatus, et nende masinate seas võib olla mingisugune tohutu erisus. Milles see erisus on? Kui sa lähed nüüd poodi neid ostma, siis tegelikult tõesti tekib sul inimlik küsimus, et millise ma peaksin ostma. Sest kui sa võtad ka Euronixi lehe lahti, siis on seal kilomeetri pikkune valik neid, et millise sa siis nüüd peaks neist ostma. Ja kui need erisused võib-olla niimoodi üldistatud panna ritta, see on ilmus muidugi testina ka, kirjaliku testina nagu ikka. Et kes tahab siis saada nagu täpsemalt teada, tasub seda testi lugeda. See peaks olema selle kuu digis, kui ma nüüd ei eksi, kas selle kuu trükiajakirjas on ta olemas. Meil saab kohe vaadata, kas ta veebis ka on, seda ma ei tea. Tuleb ka veebi, et seal on loomulikult kõikidest ilmselt detailsemat juttu. Aga kui nüüd niimoodi üldistada, siis positiivses võtmes jäi mulle meelde Philipsi insenerid kuidagi mõtlevad niimoodi nagu laialt, et ergonoomika ja niisugused toredad sõnad, nad nagu mõtlevad selle peale, et need seadmed oleks ilusad, neid oleks hea hoida käes, nad mõtlevad, kuhu paigutada mingid nupud, neid on reeglina hea vajutada. Ja samamoodi kasutuses või komplektsuse mõttes Philips on mõelnud ka nagu selles mõttes kõige laiemalt, et Philips olid ainsad siis, kellel olid kaasas siis nii kinnas kui alusmatt, et sellise
auruti puhul selle kasutusmuster on tegelikult selline, et loomulikult ideaalis võiks see olla mõeldud nii, et sul ripuvad siis riided riidepuu peal ja sa siis paned selle auruti käima ja lähed lihtsalt siis sahistad seal oma riietesse seda auru ja siis need maagiliselt muutuvad kohe selliseks, nagu nad oleks just ostetud ja ülisirged. Tegelikkus on loomulikult hoopis teistsugune. Kui sa seda auru sinna oma riietesse sahistad, siis võib-olla mingisugused mikroobid lähevad sealt ära, aga ega nad väga palju sirgemaks ei lähe. Et selleks, et nad sirgemaks läheks, sa peaks neid tegelikult kas siis käega sikutama või isegi vaata, et siis natuke suruma selle auruti vastu või põhimõtteliselt sa peaks ikkagi nagu nii-öelda teesklema siis triikimist sellisel vertikaalsel kujul. Et ikkagi ei pääse. Sa ei pääse jah, et lihtsalt sa ei pea nüüd võtma seda särki nüüd panema lopsti sinna triikimislaua peale ja hakkama siis nagu traditsiooniliselt siis teda niimoodi nühkima, vaid ta ripub sul tõesti seal riidekapis või nagis või riidepuu peal. Aga sa peaksid talle nagu mingit survet avaldama, et ta oleks siis selle auruti nagu talla vastas, sest erinevalt triikrauast nendel aurutitel ikkagi see talla osa on tilluke või väike, et seal on need augud, kus ta puhistab auru, aga see muidu see pind on suhteliselt väike. Et see tähendab seda, et see pluus või särk või mis iganes asi siis peab olema selle talla vastas, aga ilmselgelt aur, mis sealt välja tuleb, on suhteliselt kuum ja käega ei ole ju tervislik hoida sellest pluusist kinni. Nii et sa pead paratamatult panema siis kätte mingisuguse kinda, mis siis Philipsite puhul on komplektis. Et Philipsite puhul olid kohe sellised toredad labakindad komplektis ja muide ühe Philipsi mudeli puhul, mis oli siis väiksem, selle puhul ka see labakinnas oli selle auruti kott. Kui ma eksis, oli vist 5000 seeria Philips. Et tegelikult hästi nutikas lähenemine, et sellise reisikott või hoiustamiskott on seesama kinnas, niisugune suur roosa kinnas. Siis sa võtad sealt selle auruti välja, tõmbad selle kinda kätte ja siis sa saad selle kindaga hoida oma särki kinni ja sikutada sinna auruti vastu. Väga toimiv lahendus ja samuti komplektis siis oli selline nagu katte või selline, kuidas ma ütlen, alusmatt, eks ole. Selline asi siis, mille sa võid siis näiteks riputada riidepuu külge ja kui sa paned riidepuu näiteks ukse peale, siis on see uks kohe selline tasapind ja see matt on seal ukse ja sinu auruti vahel ja sa saad iseenesest nagu siis niimoodi vertikaalselt natuke nagu triikida, sa saad siis survet ka avaldada. Jällegi väga toimiv lahendus, loomulikult sa võid selle alusmati panna ka lauale ja siis saabki su lauast nagu triikimislaualaadne asi. Jällegi need olid Philipsitel komplektis, et kui juba, need on iseenesest ju odavad asjad, mida juurde panna, see annab nagu metsikult sellele pisiksele vidinale juurde funktsionaalsust. Nii et siit kohe nagu suured plussid Philipsile, kellel nagu sellised asjad on komplektis ja sa ei pea hakkama siis mingite suusakinnastega triikima või aurutama, et oma kätt mitte ära kõrvetada. Xiaomi puhul, kui nüüd üldistada, loomulikult Xiaomi pakub selle hinna eest nagu kõige rohkem, et tegelikult see hinnaklass oligi selline Xiaomi omad seal, vist kui ma ei eksi, see kõige odavam algas lausa 30 eurost ja kallimad ulatusid sinna mingi 100+ euroni. Tegelikult Xiaomi mudelid olidki 30 ja 60 eurot, kui ma nüüd peast praegu ei valeta. Et tegelikult selle raha eest sa saad Xiaomi puhul väga täitsa okeid asjad. Et muidugi see kõige odavam on selline, kust on, sealt on sellised kõik lisad nii-öelda küljest ära roogitud, et ei ole sisse lülitamisnuppu ja ta on lihtsalt selline nii minimalistlik asi, kui üldse olla saab, et pistad selle juhtmiselt seina ja siis, kui sa hoiad seal, aurutamiseks on kõigil loomulikult nupp, et ei ole nii, et ta puhiseb seda auru kogu aeg välja, et seal on selline päästik ja siis kas sa hoiad seda päästikut all või vajutad korraks, see oleneb siis mudelist, siis ta hakkab seda auru välja pahistama ja aurutab. Et tegelikult see ei tähenda sugugi, et see odav Xiaomi siis nagu aurutaks nagu olemuslikult kuidagi kehvemini kui võib-olla seal mingisugune 100-eurone Philips, aga lihtsalt erinevus ongi selles komplektsuses nagu selles visuaalses disainis, ergonoomikas, et selles mõttes Xiaomi kasuks räägib see loomulikult, sa saad tegelikult suhteliselt hea hinnaga, suhteliselt hea asja, siis Steam One, kui sellest firmast ka öelda paar sõna, ka eelmises võrdluses, et kuidagi mina ei saa nendega hästi läbi, et nad näevad ilusad välja, kui ma ei eksi, peaks olema siis Prantsuse ettevõte, nii et sellist blingi on seal nagu rohkem, nad on kuidagi niisugused sametiselt mustad ja siis sellised metallikpinnad nagu läigivad ja kui teil on niisugune stiilikodu ja stiiliriidekapp, siis kahtlemata see Steam One'i asjad näevad nagu ägedad välja, aga see kasutusmugavus ja kuidagi mingid nupud on nagu valede kohtade peal ja siis sa kogemata vajutad, seal oli vist, kui ma ei eksi, oli ühel neist, see oli vist see odavam Steam One, millel nagu see väljalülitamisnupp oli selle käepideme tagaküljel, päästik on siis esiküljel ja siis, kui sa võtad selle omale kätte, siis
tahtmatult sa vajutad nagu lülitad ta välja lihtsalt, et sul jääb nagu sinna peopesa poole see väljalülitamisnupp ja siis kui sa hakkad päästikut vajutama, siis sa lülitad ta välja. See on nagu totrad asjad, et ma ei saa lihtsalt aru, et kas noh, mina olen nagu loll, ma kasutan seda kuidagi valesti või siis. Sa ei hoia seda nagu prantslane. Kui ma kuulen seda juttu Steam One'ist ja see kõlab, kuidas ta on nagu ilus, aga samas ebapraktiline või see kõik kõlab nagu prantsuse auto. Nagu Peugeot või Citrooniga. Ära kasuta, vaata ilmselt seda. prantslastel võib-olla ongi mingi sihuke kiiks, et ma ei saa öelda, et nad oleks nagu halvad ja võib-olla nagu pikas perspektiivis, kui nad ju toodavad ainult auruteid. No võib-olla siis neil ongi seal need mingid kompressorid või mingid mootorid. Äkki on need tõesti siis väga töökindlad. No ma ei tea, eks ole. Aga kas see tähendab ka, ütleme, selles hinnaklassis muutust siis see disain või et sa ütlesid, et see Xiaomi kõige soodsam hakkas 100 euro juures, kui ma õigesti kuulsin. Ei, Xiaomi algas 30 euro juures. 30 kõige odavam, jah. Aga kus siis need nii-öelda disainmudelid lõpevad? No Steam One'id peaks olema seal 100 ümber ja jään praegu kohe nagu peast isegi vastuse võlgu, ma mingil kerida korraks selle ülevaate oma siit läbi. Aga nad peaksid jääma sinna, no Philipsid on seal jah ka 60, 70, Steam One suurem on 120, ma praegu vaatan. Suuremal Steam One'il oli muide väga suur paak, et noh näiteks seal paagi suurused muidu on mõõdetavad seal 50-100 milliliitri juures. Et sellel suuremal Steam One'il, ma ei eksi, kas oli paak lausa, kas oli 400 või äkki ma nüüd praegu valetan. Igal Steam One'il ühel oli neist tõesti suur paak, et kui tahate siis rohkem aurutada, siis sellega saab seda järjest teha. Nii et üldise jah, see hinnaklass ikkagi pigem selline sinna jah 100 pluss miinus kanti. Aga jah, ühesõnaga Steam One'ide puhul tasub nagu arvestada, et nad on ilusad ja ägedad oma välimused, aga ei tea, kuidagi sisemiselt ei olnud, aga üks firma veel, keda ma nüüd ei maininud ja see firma on Tefal. Ja Tefal oli siis veel lennukamalt võib-olla mõelnud kui konkurendid. Nimelt Tefali see kõige uuem auruti, mis peaks alles muide just nüüd jõudma siia müügile. Et see kuskil euroregioonis oli ka juba varem mis saadaval. Selle nimi on Tefal Aerosteam. Ja just küsisin seda järgi Euronixist, sest seda ei olnud neil ikka veel letil. Nad ütlesid, et see jõuab märtsis. No märtsis juba hoogsalt käib. Aga nüüd viimane info oli see, et kui te seda saadet kuulate ja tahate nüüd kohe söösta seda omale ostma, siis äkki nüüd on see võimalik. Ja see Tefali Aerosteam on selles mõttes, see tundus mulle esmapilgul, kui mina sellise amatöörina võtsin karbist välja. Ma ei saanud üldse aru, mis ta nii kuradi suur on. Et kui need teised on sellised nagu föönid, siis see Tefali Aerosteam on selline, mille, ta on nagu hantel, ta on nagu 5-kilone hantel, ütleme nii, ta ei kaalu 5 kilo, aga ta on nagu mõõtudelt umbes samasugune, et seal keskel on selline õhem käepide, üleval on siis selline see osa, kus on see tald ja see auruti pool ja all on siis ka mingi siuke imelik punsu. Esimene mõte oli mul see, et et all on äkki mingi veepaak, aga siis selgus, et ei, et veepaak on lihtsalt tilluke ja see veepaak on seal üleval ja all on nimelt, kus ma siis ütlen, tolmuimeja mootor. Ehk et ta kombineerib siis omavahel imuri ja auruti. Ja tegelikult sa võtad selle hantli kätte ja seal on siis selline lüliti, milles sa saad lülitada lisaks aurutile siis tööle ka imuri. Ja siis ta selle imuriga imeb riide vastu otsikut ja samal ajal puhistab sealt auru läbi. Ehk et see on täiesti geniaalne lahendus, et sa ei pea mingite kinnastega möllama. Ta teeb küll sellist korralikku tolmuimeja häält loomulikult, et sa ei saa nüüd öösel salaja niimoodi vaikselt oma riideid värskendada, sest et siis keegi nagu imeks tolmu, kui sa seda kasutad. Aga ta toimib üllatavalt tõhusalt, ehk et sellise laisa inimese jaoks, kes ei ole nüüd mingi saritriik ja ei ole neid kindaid, ei ole sul neid triikimislaudu või alusmatte või mida iganes. Sa lülitad selle Aerosteami sisse ja ta lihtsalt imeb selle kanga vastu seda otsikut. Sa ei pea toetama vastu seina või ust või midagi. Ei midagi tegema, sest et ta ju imeb. See tolmuimeja ja seal on nagu 2 rida auke selle talla sees. Ühed on siis aur välja augud ja teised on õhk sisse augud. Ja siis servades on need õhk sisse augud, millega ta täitsa tõhusalt tõmbab selle kortsus kanga sul vastu seda talda ja siis suhistab seda auru läbi. Ja see on tõesti toimiv lahendus, et ta on küll selle arvelt suurem, tõsi, et kui sa vaatasid seal neid kõige väiksemaid Philipseid ja ka Xiaomi tööle ütlesin, et kõik need väiksemad mudelid on ka tõesti suhteliselt väiksed. Osad olid kuidagi kokku volditavad veel natukene, et loomulikult kaasavõtmiseks kusagile soojale maale lähed, tahad näiteks võtta kaasa, et oma pallikleidid kogu aeg sirgena hoida, siis ilmselgelt see Aerosteam on ikka siuke paras hantel, et seda võib-olla sa nagu selleks äkki siis ei tarbi. Aga teistpidi sellise amatöör aurutaja jaoks
oli see küll nagu superlahendus, nii et ma ütleks, et kui teil mingil põhjusel ei ole sellist seadet, aga tahate tõesti kodus oma särke need siis sirgendada ja mitte triikida, siis see Aerosteam on küll nagu esimene selline auruti, ma ütleks, mis nagu tõesti teeb seda, mida on lubatud, et sa ei pea siis seal kuidagi mõtlema mingisuguseid lisalahendusi selleks, et saaks sirgeks. Sa lihtsalt mühistadki sellega selle üle ja saadki sirgeks. Seal oli ka teine Tefal, mis oli siis niisugune tavalisem ja väga mingisugust suurt innovatsioonilist muljet mulle vist tõsi küll ei jätnud. Aga just see Aerosteam on äge mudel, maksab ka ikkagi kindlasti seal 100+ eurot, aga mitte ka nüüd oluliselt palju rohkem kui mingid ilusad need Steam One'id. Ma vaatan jah, 140 eurot on tal tegelikult jah leti hind praegu. Aga võt selline tore auruti, et tõsine, ma sellest ei rääkinud ja see ei ole ilmselt ka maailma olulisem asi, et veepaagid on seal kõik erinevate suurustega natuke, et ühe täiega saad sa seal võib-olla arutada mingisugused minutid, võib-olla heal juhul 10, võib-olla vähem, oleneb palju sa siis arutad. Ja muidugi see pool ka, nagu ma alguses natuke mainisin, et kuhu seda siis toetad, et sellest, mina mõtlen, kui ta on sul kuum, et Xiaomi ühel oli kaasas, üks Xiaomi natuke selline suurem, nagu natuke triikraua feelinguga. Seal oli kaasas ka niisugune tore alus, kus sa saite siis panna. Et kui ta on kuum, et ta midagi ära ei kõrveta. Philipsite puhul oli nii, et see tald ei puuduta üldse pinda, kui seda kuskile paned. Või siis on see kate, eks ole, see sama suur Aerosteam Tefal, kuna ta oli lihtsalt selline mõnus kolakas, siis selle sai lihtsalt asetada nagu selle aluse või oma selle põhjaplaadi peale, sest ta on lihtsalt suur ja siis jäi kogu see kuumutusosakond jäi sinna ülesse. Ma mõõtsin ka need üle, need temperatuurid kõik, nii et võtke lugege, kui tahate teada saada, kui kuumaks nad juhuslikult sealt otsast lähevad, sest aur on kõigi puhul ikkagi peaks olema 100 kraadi, kui meil mingisuguseid muid ilmastiku ja rõhutingimusi ei ole, aga need plaadid seal või need tallad olid kõik tegelikult väga erineva temperatuuriga, et just kõige külmemad jäid lausa alla 100 kraadi ja kõige kuumemad olid vaata, et seal 160 juures. Olgugi, et kõik tootjad ütlevad, et kangale pidi kõik olema üliohutu. Siinkohal ma jään täiesti tegelikult ekspertarvamuse välja ütlemata, sest mul pole aimugi, kui kuum on ausatades praegu tavaline triikraud, mis siis kõrvetab särgi sisse augu. Et kas see on siis üle 200 kraadi? Kõvasti kuumem. Vist on siis jah, et tõenäoliselt siis see 160 kraadine tald ka jätab tõesti enamik teie riideid terveks. Ma ei tea, kas mingile nailonile ei tasu vist ikkagi sellega äkki igaks juhuks läheneda, aga need temperatuurid on erinevad. Seda saab siis sellest ülevaatest lugeda, aga sa ei pea seda sinna vastu suruma loomulikult, kui sa siis tahad ainult aurutada, aga siis ei saa väga sirgeks. Ja muidugi, mida saab ka nendega veel teha? Sa ei pea siis ainult sugugi oma pluuse ja pükse sirgendama, et sa saad tegelikult asju desinfitseerida, et see käis ka nende suurte kohta, et mis iganes. Näiteks ilmselt, kui sa tahaksid oma padjast natukene mingeid mikroobe ja väiksemaid elukaid välja ajada, siis tegelikult sa võid vabalt ka oma patjasid aurutada. Või ma ei tea, kardinaid aurutada või diivani patjasid aurutada või mida iganes tekki aurutada. Et selles mõttes sellised desinfoobid või kuidas selle kohta siin öelda, desinfitseerimise entusiastid võiks väga rõõmustada need aurutite üle, sest ta on selline väikene asi, sa võid minna ju sellega ükskõik kuhu. Selles mõttes, et nende suuremate häda oligi see, et oli selline kobakas. Sa ei saanud juhuslikult võib-olla seda kapi suurust Tefalit omale kardinate ja diivani juurde vedada ja ta ei olnudki selleks mõeldud, sest sinna ei mahu sisse ei sinu diivan ega kardinad. Aga nende väikestega palun väga, sa lähed tegelikult igale poole, sa saad kõik oma pehmed kohad oma elamises üle sahistada ja selleks nad sobivad ka väga hästi. Nii et tegelikult nad on ägedad vidinad on see kokkuvõte, aga jah, sellise sirgendamise mõttes ja kogu sellise üldise nagu lennuka idee mõttes ma annaks tugevalt siis plusspunkte Tefali Aerosteami tegijatele, et äge mõte. Aga muidu jah, disaini ja kõige mõttes on nagu Philips selline tore ja Xiaomi on lihtsalt hea ja odav ja Steam One on siis selline Prantsuse auto, mis aurutab. No väga äge, ma arvan, et kõik saavad lähemalt lugeda siis ajakirjast ja veebist pikemat ülevaadet. Mul igatahes huvi tekkis. Ja aitäh sulle aurutamise eest ja vaata, mida me siis järgmiseks saame kodus paremaks teha. Ütlen veel saate lõpetuseks seda meile on tulnud postkasti põnevaid kirju, põnevaid küsimusi. Teie tagasiside läheb meile väga korda. Ja seekord meil postkasti kogunenud jälle sellist kraami, millele me tahame vastamiseks võtta natuke rohkem aega, võib-olla kutsuda isegi mõne spetsialisti stuudiosse. Võib-olla peaksid äkki
vihjama äkki, et mis meil siis, mida meilt küsiti, et kas me oskame midagi sellist juba arvata? No teema on auto audiovisuaal tuunimine, ütleme nii, et kuidas teha autos multimeedia kasutamist paremaks, eriti siis autol, mis võib-olla ei ole varustatud kõige uuema sisseehitatud süsteemiga. Aga mis variante sul on ja kuidas avastada? Räägime sellest mõnes saates edaspidi pikemalt. Kas keegi ka kiitis meid või siis ütles, et tal läks vererõhk? Ei, seda ei juhtunud. Selliseid asju pole olnud ja seda ei kommenteeri. Ei kommenteeri seda, jah. Jah, keegi ei kirjutanud meile. Ma olen saanud natukene kuulnud nagu sellist kerget kaja, et meie, täpsemalt siis minu ja Hansu selline entusiasm uue iPhone'i mõttes nii mõnegi inimese viis, ütleme sellise surmalähedase kogemuse servale ja siin kohal kiideti väga Meelist, kes siis hoidis üleval sellist mõistuse häält, nii et. Aga vaat see probleem on, et see on kuulu jutt ja sellepärast me julgustangi kirjutage meile digisaadet Geenius.ee, jagage oma vaatenurka, sest siis meil on millest kinni haarata ja tegelikult arutada on väga huvitav. Ja, et ma jätkuvalt väljendan oma seisukohta, et ära osta omale iPhone 16T, et osta omale kas või refurbist või vähe kasutavad iPhone 15 Pro. Nüüd sa, Meelis, väga kavalalt sõitsid siia lugekirja rubriiki selle teemaga sisse, aga ma ei ava seda. Tahtsid oma agendat ikkagi praegu õnnestus sulle kuidagi ära vormistada. Tuleb, natuke intriigi tuleb puluda jätkuvalt. Selge pilt, nagu kuulete, meil on siin arutada väga palju. See nädal lõpetame, aga jätkame kindlasti 1 nädala pärast. Seniks aga kõigile aitäh kuulamast ja järgmise korrani.